Alustame täna müügiprotsessiga, siis katsume teile midagi pähe määrida. Sest lõpuks, kui ikka määrida, siis küll hakkab külge ka. Ja täna meil on sellised huvitavad teemad, et kõigepealt me jagame natukene uudiseid. Meil oli siin neljapäeval oli Platinade kohtumine Amway esindajatega. Ja siis jagati seal uute toodete infot, et mis on nagu tulemas, et ma lihtsalt arvan, et tegelikult on päris huvitav kõigil teada, kuna mida tuleb, et siis teaks oma oste ka planeerida ja ma nüüd jagan ekraani. Nii. Nii, ja võib-olla paljud juba teavad, aga alates novembri algusest käib siis nii-öelda siis selle Appetit Controlleri nii-öelda 15% allahindlus, et siis kes seda toodet tahab proovida või on proovinud, siis on kindlasti kasulik kuni novembri lõpuni see käib, 15% on suur raha, et see tuleb siis võtta siis ikkagi veega, mitte lihtsalt niisama. Järgmine on see, mis sai siis alates täna ja ka homme on siis nii-öelda must reede ehk 10% valitud toodetelt ja teate, neid valitud tooteid on päris palju. Et kui valida see nii-öelda see lahter, kus on parimad pakkumised, siis on seal neid tooteid päris palju ja ma pärast näitan näiteks selline, isegi komplektid on, mis tavaliselt on nii, et komplektid ise on ju odavamad, aga isegi komplektidele on arvestatud lisa 10%, et ma nagu sellest loogikast küll aru ei saa, aga noh, kui on arvestatud, siis tuleb see vastu võtta. Ja näiteks selline üliluksuslik komplekt nagu Supreme'i komplekt, pärast ma näitan, mis hind on tänu sellele, et on praegu selline pakkumine. Ja 1. kuni 7. detsembrini tuleb siis hambaharjade ja klisteri suuvärskendajal 15% allahindlus. Et ma arvan, et see sobib ka tegelikult siin jõulukingitusteks hästi, on ju. Ja 5. detsembrist kuni 6. jaanuarini on siis Artisti Skin Nutritioni ja C-vitamiini seerumi allahindlus ja siis saad kauba peale siis need kinkeboksid. Et ma ei tea, me ei ole ühtegi ära kinkinud küll, meil on nad endal. Meil on endal kasutuses. Et aga noh, kui antakse, siis tuleb vastu võtta, et sest ega kui sa vastu ei võta, siis universum läheb ära ja ta rohkem sulle ei paku. Ja alates jaanuarist, veebruarist jah, tuleb siis uus Artisti Studio sari, tuleb siis müügile, väga põnev, et meie 2 toodet oleme juba saanud nii-öelda maitsta või proovida, väga hea. Väga head ja meie milleniaalist tütar sai need endale sellepärast, et talle väga meeldib. Väga meeldib. Märtsis tuleb siis uus klisteri sari, nagu on juba eelnevalt informatsiooni jagatud, väga ilusa uue disainiga ja hambapasta valemit on täiustatud. Nad väidavad, et see on hästi põnev selles mõttes. Aga ütleme see, nagu näha, siis see jääb samaks, see nii-öelda see nomenklatuur siin ma vaatan, et on ju, jah. Hambapastat ma ei saa aru, et kas see on nüüd suur hambapasta või väike hambapasta ja kas jääb siis väike hambapasta või suur hambapasta, seda ma nüüd ei tea. Vabandust. Ja. Mis see veel viimane tuub on? See eelviimane. See tundub suu. See on suu. Jaa, suusprei. Jaa, sorry. Aitäh. Ja, aga ka see. See on hambadeodorant. Hambad, jah. Ma ei tea, jah. Ega me ei tea, jah. Ma ei tea. Ma ei näe. Võib-olla ma selle teise pildi peal näen paremini. Okay. Nii, ja aprillis tuleb siis uuenenud valemiga Daily, kus on siis rohkem igatsugu asju sees. Ma küll ei mäleta enam, me tegime seal, Roodusel tegime selle Daily daami juures pilti ka või Daily tüdruku juures ja siis ta seletas meile, aga
kuna me läksime kohe pärast seda veini jooma, siis see kadus koos veiniga. Või läksime randa, ega ma täpselt ei mäleta. Siis jäi see teadmine randa. Kuidas Toivo Randa ütles, et ega kui inimesed puhkusele lähevad, siis nad võivad saada ainult päikesepiste ja COVID-i. No vaat, aga ma tahtsin veel näidata korraks siis seda Supreme'i hinda, et mis Supreme'i hind teeb. Vaatame kohe. Supreme on mul siin. Nii, vaadake, päris hea, et muidu on 436 komplekt, on ise 392, kui osta komplektina. Ja nüüd selles komplektis saad veel tegelikult 10% alla. Nii et tegelikult tuleb 353. Ja kui sa nüüd siis arvestad, kui sul on keegi väga teadlik klient, kes ei taha võtta koodi, siis selle tootega sa teenid ikka väga hästi, sellepärast see hind minu arust jaekliendil on mingi 500-600 eurot. Et saab siis promoda. Ja toode. Me paneme tema korvi selle. Ja toode on tõesti seda väärt. Nii. Ja siis me tahtsime rääkida veel sellest, et eelmine tooteõhtu me rääkisime sellest D-vitamiini kasulikkusest ja sellest, et aeg-ajalt on mõttekas teha siis teste. Me rääkisime ka, et me tegime testi ära ja tegelikult meil tuli selle samal õhtul tuli see test tuli ära. Vastus ka juba kohe. Ja tuli see test ära ja ma vaatan. Nii. Ma näitan teile nüüd seda, see on siis nii-öelda siis minu nii-öelda see. Nii, 75 on siis see, mis peaks nagu... No sellest alla ei tohiks olla. Aga 113 on. Nii et tegelikult on täitsa normaalselt seda D-vitamiini ja... Mul oli 127. Sul oli veel rohkem, jah? Ossa. Küsin vahel, palju te võtate päevas? Praegu võtame ainult ühe. Muidu võtsime, enne reisi võtsime 2 ja mina võtsin 2 ja õhtul 2. Okei. Aga praegu ma võtan ainult ühe ja ainult hommikul ja õhtul ei võtagi. Ja võtsin enne reisi ka vähem. Kuna tegelikult vähemalt see näit oli normaalne. Nii et selles mõttes see maksis natuke, ma ei tea, 10-80. 10 millega, nagu ambe pikend. Et tegelikult tasub aeg-ajalt käia. Või kui sul on tuttav perearst, siis võib-olla tuttav perearst teeb sul mingisugune selle. Sul on nõus tegema sulle. Teeb sul sutsu ära ja annab teha. Kaisa, kas on võimalik nii teha või ei ole võimalik? Absoluutselt. Perearstid on tegelikult, neil ei ole mitte mingit põhjust loobuda või keelduda tegemast, kui te olete, ma arvan, isegi 2 korda aastas võiks seda teha, aga kui ta on normis, siis 1 kord aastas kindlasti iga perearst peab andma saatekirja D-vitamiini ja raua, ehk siis ferritiin, mis on rauavarud, võiks ka teha. Ja. Nii. Ja siis tahtsin veel jagada natuke informatsiooni, et tänases Postimehes oli intervjuu tuntud nii-öelda siis meestearstiga Margus Punapilk, kes siis rääkis, et tehti hiljuti tervete meeste uuring. Ja siis ma tahtsin seda artiklit lugeda. Ma pidin tegema seal kuskil ennast mingiks kasutajaks. Ja siis ma tegin ennast kasutajaks. Vaatan kohe, kus mul see on mul siin. Nii. Ja hiljuti viisime läbi 40-49 aastaste Eesti meeste tervise uuringu. Mehed on parimais aastais. Uuringut planeerides arvasime, et leiame neist umbes 20% olulisi üldtervise riske ja 20% vast ka juba mehe soo spetsiifilisi tervisemuresid. Tulemused olid aga pisut šokeerivad. Alustades meeste spetsiifiliste muredega, meestel on põhiline mure, et raha ei ole, teate on ju. 32,5% meestel esines mõõdukas või oluline, see tähendab üsna kindlasti mehe elukvaliteeti mõjutav kõrvalekalle.
Kui lisada leebemad tervisemured ja mehe spetsiifilised terviseriskid, siis leidsime kõrvalekaldeid kokku 71% uuritud meestest. Kui rääkida üldisematest terviseriskidest, siis neid tuvastasime pea 90% meestest. Ja kõige kriitilisemad, need olid siis kolesterooli tase, 73 kõrge, 73% uuritutest, kõrge vererõhk 54,5, ülekaal ja rasvumine. Normaalkaalus oli ainult 28% uuritud meestest. Seega näiliselt tegime küll tervete meeste terviseuuringu, aga tegelikult ei tuvastanud me ühtegi terviseriski vaid 2% uuritud meestest. Nii palju siis tervete inimeste tervisekontrollist. Kõlab jubedalt, eks ole? Tegelikult kõlab jubedalt ja miks ma selle teema täna mängu tõin, sellepärast, et teil kõigil on isa, vanaisa, vend, elukaaslane, abikaasa. Tead, ma tean seda iseenda käest, mees ei lähe enne arsti juurde, enne kui ta on käpuli maas ja tal kuskilt valutab. Ei no, valutamisega ka veel ei lähe. Reeglina ta ei lähe, kui läheb, siis tal on ajudega väga kõik korras, kui ta läheb, aga reeglina mehel ei ole kõik korras ja selle tõttu ta ei lähe lihtsalt. Et masseerige ja tehke kõik, et nad käiksid, kes on juba üle 50 aasta, peaks käima kontrollil. Sellepärast, et me lihtsalt pikendame niimoodi nende eluiga, kui saab varakult midagi avastada ja siis saab reageerida. Aga sa oled ka nagu David Turner ütles mulle täna hommikult, aga ma ei kuula iseenda nõuandeid mõnikord. No jah, just. Nii et see on see, aga võib-olla siis sina jagad selle oma vau-efekti ka kohe ära, et see käib ka nagu tervise alla, jah, et kui meil tooteõhtutel me jagame ikka vau-efekti, siis minu vau täna päriselt oli ka see, et hommikul ärkasime üles talis põhimõtteliselt ma olin ärkvel juba, aga Talis ärkas üles, tõusis voodist üles ja ütleb, et kas me ärkame. Ja mina ütlesin jah. Tõusin istikule, lükkasin jalad susside sisse, tõusin püsti ja asusin tegutsema. Ja siis ma taipasin, et ma näen ennast nagu kõrvalt, et mida ma teen. Ja siis ma mõtlesin, et vau, kuidas ma ennast tunnen hommikul. Kui keegi oleks mulle 10 aastat tagasi öelnud, et siis, kui me linnas veel elasime. Ja, öelnud, et sa tuled hommikul niimoodi kiiresti, et nagu sa ärkad ja siis sa tõused kohe kiiresti. Istukile lükkad jalad sussides, sa tõused kohe püsti ja sa hakkad kohe liikuma ja mitte kohvitassi poole, vaid liikuma. Ma oleks pidanud seda inimest hulluks. Ma oleks öelnud, no mitte hulluks, aga ma oleks talle öelnud, et see ei ole võimalik. Ja siis ma rääkisin Talisele seda, ta ütleb, et vaata, et kus see loogika on, et sa oled praegu 10 aastat vanem, sa peaksid ennast 10 aastat kehvemini tundma, mitte 10 aastat, mitte paremini. Ja tunduvalt aeglasemalt üles tulema kui 10 aastat tagasi. Ja, et peaksin ju praegu tulema aeglasemalt üles kui 10 aastat tagasi. Ma täna tõesti, see oli tõesti vau, et see läheb vahepeal meelest ära ja eks ma olen seda varem ka rääkinud, kuidas ma ärkasin, aga see, et kuidas ma nägin ennast kõrvalt ja ma tõesti ütlesin vau, et see on kindlasti kõik tänu Nutrilightile. Ja eks teil sellele, et me oleme ka liikuma hakanud, aga ilma Nutrilightita ei oleks me liikuma kindlasti. Nii et mõelge, missugune väärtus meil tegelikult käes on ja me tihtipeale, me juba harjume ära selle oma elustiiliga, mis meil käes praegu on ja me tegelikult ei mõtle, aga missugused me olime 10 aastat tagasi. No ma sisuliselt roomasin hommikuti. Ja Sillel oligi tõesti nii ja ma ütlesingi talle, esimene asi oli see, et andke mulle kohvi, et enne ta ei teinud suud ka lahti. Ja võt, kui kohvi sai ära, siis hakkas mingi loogiline jutt tulema. Mingi elukene kuskilt ilma. Sinnamaani ainult mämm käis kogu aeg. No pea. Okay. Nii, aga läheme nüüd siis 50 punkti challenge'i juurde. Ja meil on hästi põnev, sest et me oleme teinud väikseid uuendusi, sellepärast, et muidu hakkab igav. Ja meil on täna siis osalevad siis selles challenge'is sellised toredad inimesed. Anneli, Annela, Erika, Tatjana, Silvi, Kaie, Maarja, Grete, Kaisa, Martina, Marju, Sandra, Urvo, Silja, Triinu, Lukas,
Silja ja Priit ja Siiri. Ja kokku me saime 39 kupongi. Et siin on kõige rohkem on siis ühel inimesel on 5 kupongi. Nii et selles mõttes väga tubli, kui ta oleks natuke veel teinud seal, minu arust oli veel 12 punkti puudu, siis ta oleks 6. saanud. Aga okei. Ja ärme siis unustame, et tegelikult käib meil ju see iCooki kampaania ka, et kuu lõpuni on aega teha kõiki asju ja fakt on see, et keegi saab selle panni endale. Igal juhul keegi saab. Aga meil on nüüd, me kasutame siis seda panni täna loosirattana. Ja mis on uut? Mis on uut? Uut on nüüd see, et me loosime, meil on kingitused kõik siia valmis pandud. Taga ekraani taga on kingitused kõik valmis pandud. Aga teie ei näe seda enne, kui te saate selle kingituse kätte. Te ei tea, mis te saate. Te ei tea. Ja siis me palumegi niimoodi, et kellele me saadame siis postiga või kellele me mingis, me igal juhul tahame ära pakkida, et kui teil on emotsioon on selline tugev, et siis jagada seda emotsiooni ka Go21 lehel. Et näidata, et meil ikkagi tiim toimib, et inimesed saavad kingitusi. Et muidu siin mõned arvavad, et siin on kokku mäng, et kogu aeg saavad ühed ja samad. No natuke tulebki vahepeal selline tunne. Ja meil on ka siin selliseid kingitusi, mida me siiani ei ole jaganud. Nii et selles mõttes on ka põnev. Ja, mul on kleepsud valmis. Nii et hakkan siit järjest silte peale panema, mis tuleb, see tuleb. Vasakult paremale liigume sildistamisega. Oota, lendavad. Ei lendanud. Mina olen see loosi. Arvad, jah? Kes on? Lukas. Nii, paneme kirja. Põnev. Lukas võiks ükskord meile siia ka ikka tulla. Ta on enne ka võiksnud. Oot, lendab. Martina. Nii. Nii, võtta nii. Sa oled liiga hoogne. No ma tahan ikka korralikult segada. Oi. Ja. Sandra. Nii, kohe ma tegutsen edasi. Tähtis kõne, vabandust. Nii. Ma siis loksutan ise. Näete, ma ei vaata. Marju. Nii. Nii, kohe. Te võite mingisuguseidki lugusid rääkida. Ja lugusid rääkida või trummipõrina häält teha või? Jah, muidu on. Võtma, et ma ei näe, mida ma võtan. Muidu on mömm. Kaie. Saab rohelise sildi. Nii. Auhinnaks. Ja, kohe. Kaie ma panen peale. Nii. Ja järgmine. Kuulete, kas te kuulete seda, kuidas vastused roostevaba terast lukuvad? Jaa. Mul on kõva kuulmine vist. Nii. Oi, 2 on, ma ei saa. Nii. Triinu. Nii. Nii. Ma hästi loodin, on ju? Jaa. Nii püüan. Kiire töö. Nii püüan. Nii hästi. Nagu oleks harjutanud. Martina.
Martin no hakkab peale. No Hakkab. nii, hakkab pihta. Ikka kokkumäng. ju tal ikka siis tundub, et on mitu loosi olnud. Ja Nii, kes see on? Silja Urva. Silja Urva. Palju õnne. Nii. Vaata, jaa. Nii. Ja järgmine. Oi, hüppas välja. Vaatame, kes tuleb. Kes see on? Silvi. 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 Palju õnne, Silvi. Oh, sa ei tea veel, mis sa võidad. See on see eriline auhind. No kõik on erilised. Kõik on erilised, ega meil siin midagi kehva ei ole. See on natuke põnevam, kui sa ei tea. No absoluutselt, jaa, väike. Anneli. Anneli. Nii. Anneli. Ja järgmine. Oota, ma mõtlen küll. Tegelikult oota, Rastli võib küll olla nii, et Rastli ta valib... Martina. Hakkab peale, no seal on tõeline kokkumäng, ma arvan. Ja. Ta võiks ise, jah, mis on see võidu nipp? Ja, avalikustada. Jah. Millist vitamiini ta küll võtab? Igas ei ole veel oma normi täitnud, aga tavaliselt või. Jah. Vaatame ka. Appikene. See on umbes, kelle nime sa ütled, siis kohe hakkab tulema seal. Jah, täpselt. Proovin, aga ma ei saa kedagi öelda sellepärast, et nii. Juba ütlesid. No näe. Ma tegin, no vaata ei tohi nalja teha, eks ju. No täpselt, see on kohe kõik, mis õikad, see tuleb ju. Nii, üks auhind ongi veel. See on küll Kaisa, ma arvan. Kaisa! Vaat niimoodi. Appi, veel ekstra sens. Ma ütlesin praegu. On täiesti kokkumäng oli praegu. Annele ütleb, et siin on kokkumäng ja mina ütlesin, et Siiri Kikas ei ole veel oma normi täitnud, aga tavaliselt võidab, võtan järgmise loosi Siiri. Nii, siis hakkame järgmist võtma ja Kaisa ütleb, no nüüd on küll Kaisa, tõmban välja. Kaisa. Nii tore. Tõeline telepaatia. Meil on nüüd kõik, on ju, vaata, on ju kõigil sildid peal. Kui lahe. Siin ei ole veel, on ju? Siin on ja, siin on, näe. Super, lahe. Oh, kui tore, mul hakkas pala. Jaa. Ja siis me järgmisest korrast tahame veel ühe väikse uuenduse teha. Oli on ja see, et siis me paneme mingi... Ei, aga sa ära ütle seda. Okei, mina tahaks ikka kohe ikka välja öelda. Mina tahaks kohe filmi lõppu ära öelda, et tuleb happy end. Kas te saate aru, et kes meie peres lobamokk on, on ju? Kes see sangviinik nüüd on? Mina tahtsin praegu happy end öelda. Happy end on niikuinii, sellepärast ei pea niimoodi nii palju lobisema. Jah, just. Jah. No võt nii. Nüüd tahaks teilt midagi kuulda, et kas teil ka mingi, ütleme, nädala aja jooksul on mingi tootega mingisugune selline põnev nii-öelda mingisugune katsumus olnud? Jaa. Erika, ootame kohe. Jah, sinu käest tahaks kuulda, aga kuidas sul Keeduga on või selle Aikuki veekeetjaga läheb, et kas oled temaga sõber? Uskumatult hea sõber. Ei mingit ühesõnaga seadistamist, ei mingit mitte nuppu vajutamist, ei mingit instruktsioonis näpuga järgi ajamist, nii nagu tööle panin, nii läks ja hommikul siis teen selle 40-kraadise vee ja siis joon selle ära esimene hommikul soksale. Tuli meelde selle peale, et tegelikult siis, kui kunagi sai käidud ülikoolis ja siis õpetati meid meditsiiniõdedeks, tsiviilkaitseveed on ju. Ja siis öeldi, et inimest saab ajada oksele leige veega. Ja mõtlesid, no nii, ja täitsa tõsi ongi. Esimene hommik oli see efekt, aga järgmine hommikul on juba täitsa ilusad ja nüüd juba läheb kulina. Ja tundub, et igatahes kõhule meeldib.
et igatahes kiidan, ma olen väga rahul, ütlen iseendale aitäh, et ma investeerin iseendasse. Nii tore. Meie oleme ka väga rahul, Meil on aga me eelmine kord pidime täpsustama seda, et enne, kui sa saad keedukannu kätte, siis tuleb ta seespidiselt šampusega ära puhastada. Ma loodan, et sa selle tegid, on ju? Ja ikka. Ega mul on meeles, kuidas ülikooli see tekkel käis ka ju šampusest läbi. No just, jah. Järgi siis unustage Ingveri XS-i sellega teha, Ingveri XS-ist glöki. Proovisid ka juba. Väga hea. 80 kraadiga. Super. Et ei pea jälgima, ei pea juures seisma, kuuled piiks läheb ära. Ja. Et üli hea. Nii, kas keegi veel tahab? Kaisa, palun. Ja ma tahtsin lihtsalt veel sellest, see Appetit Controller, kuna see tuleb nüüd soodusesse ka, et seda tasub kasutada ka siis võib-olla mitte, kes nüüd nii väga tahab toidust hoiduda, aga teate enne trenni või mingit enne, kas või ükskõik mingit üritus, kus sa ei taha ennast nii punni, isegi kui sa sööd tervislikku ka Elfpointi toidu, siis ikkagi see täiskõhu tunne jääb, aga kui sa võtad selle Appetit Controlleri veega või mahlaga, siis sul on kõht täis, aga ta on ikkagi, sa tunned ennast kergelt, et minu meelest see on täielik vau, et ma olen küll enne trenni võtnud, et ma ei taha nagu tühja kõhuga olla, mis ei ole ka tervislik ja lisaks on ju see ka soorte tervisele väga soovitatud. See Appetit Controller. Väga hea nõuanne. Äge. Jah, just. Et meie ikka endiselt kiidame seda Valgu. Mitte vadaku. Ei, jah, seda. Taimse valgupulbrit. Et me just sellepärast kiidame, et me aastaid kasutasime seda nii, et aeg-ajalt läks pudru sisse või kuhugi mingi... Me paksendamaks või kotleti sisse või niimoodi, aga et see, et ta ei olnud ikkagi nagu, ütleme, olenes toidust ja ei olnud nagu nii regulaarne. Kui tegime mingit jogurtit. Ja või smuuti sisse ja niimoodi, aga et praegu on raudne reegel hommikul. Ära joodud ja ma olen nii rahul. Nii et proovige ja ütlen veel kord, et kui esimene kord ei maitse, siis 3 korda tehke järjest ja hakkab maitsema. Ja, usun. Vot nii. Nii, aga ma arvan, et sellega tõmbamegi tänase tooteõhtu teemad kokku ja meil hakkab ju tegelikult hakkab vaikselt tulema juba jõuluaeg, nii et nüüd me hakkame keskenduma jõuluteemalistele kokkusaamistele. Ehk siis järgmine tiimi tooteõhtu tuleb kindlasti kingituste teemaline. Et me siis räägime paljude inimesega kokku, et kuidas seda teha nii, et ta oleks hästi ülevaatlik, sest paljudel tiimidel on siin juba füüsilised ekspod. Aga meie arvame ikkagi, et jääme äkki oma Zoomi varianti. Me jääme oma Zoomi juurde, aga või mitte tuleme Tammsallu äkki tegema seda või? Aga et kuidas seda Zoomi seda teha niimoodi, et ta oleks hästi ülevaatlik, et ta oleks hästi selline kaasakiskuv ja seda me peame arutama. Et ta ei oleks samasugune nagu tavaline tooteõhtu. Hea mõte. Et midagi sellist mõtleme midagi sellist natuke crazy't juurde. Ja me täna hommikul kohtasime Päkkapikku juba. Täna me kohtasime Päkkapikku juba, seal tulime kõndimast ja metsa vahel oligi. Oli Päkkapikk. Päris pikk, tähendab selles, oligi Päkkapikk, aga natuke suurt kasvu, aga Aga täitsa Päkkapikk, jah. Kas ta oli eksinud või miks ta nii vara seal kõndis? Ta tuli värsket õhku hingama enne rasket tööpäeva. Tänu teile ilmselt. Ja, ta kõndimas küll ei käi eriti, aga ta ütles, et meie oleme tublid, nüüd me saame kiita ka ühtlasi. Ja kuna ta sai aru, et me oleme juba peaaegu koju jõudnud, siis ta ütles, no nii, nüüd te olete siis hommikusöögi välja teeninud, jah? Ta on kuulanud plaate. Nii et jah, niimoodi käib meil siin. Aga olge siis tublid, kellel on suksud, vahetage rehvid ära, sest et läheb libedaks. On ju. Ja kellel suksut ei ole, siis hoidke ise ennast, vaadake, et teil oleks õiged jalatsid. Ja kui kõndima lähete, siis kui libedaks läheb, siis saab ka panna need naelikud alla. Rauad alla. Naelikuhu hakkab jah varsti. Tartus sadas lund, kui koju tulin täna. Lörtsitas jah. No, Päriselt. Ja teil.
aga olge siis tublid ja kes siis homme Tartu Openile jõuab, et on Aino Mihhelson ja Rakveres on neljapäeval selle Pikaru meeskonnast, ma ei tea, kes seal on, seda Eks siis neljapäeval näeb, jah. Keegi on, väga pikk. Ja pühapäeval, kellel siis on veel tahtmist, saab veel piletit Jaa, tulge BBS-ile. pühapäeval BBS-ile. See on elumuute BBS. Kaua te ikka seal kodus istute? Aga igaüks teeb ise oma otsuse. On ju? Just. Olge tublid. Mitte midagi ei pea. Jaa. Suurepärane, aitäh. Nii põnev.